Mõne jaoks on prügikasti tühjendamine minutiline asi, mida isegi ei märgata. Minu jaoks see on peaaegu võimatu ülesanne. Miks ma seda ütlen? Sest elades Iisraelis puuetega inimesena tegelen ma iga päev füüsiliste ja vaimsete seisunditega, mis muudavad isegi kõige lihtsamad toimingud uskumatult raskeks. Ärkamisest ja organiseerimisest kuni kõige elementaarsemate kodutöödeni iga päev on omamoodi lahing. See video ei ole mõeldud kurtmiseks, vaid selleks, et valgustada reaalsust, millest paljud ei tea, ja otsida lahendust, mis võib peituda meist kõigis. Kujuta ette, et su kodu on koht, kus peaksid tundma end turvaliselt ja mugavalt. Aga mis siis, kui isegi kõige pisem ülesanne, nagu prügi väljaviimine oma korterist, muutub iga kord Everestiks? See on minu reaalsus. See ei ole laiskus, see on füüsiline ja vaimne piirang, mis teeb selle ülesande peaaegu talumatuks. Olen proovinud ühendust võtta kõikvõimalike asutustega, valitsusasutustest kuni erinevate organisatsioonide ja mittetulundusühinguteni. Iga kord on tulemus sama, mind saadetakse ühe ukse tagant teise juurde, ikka ja jälle, ilma et ükski neist pakuks tegelikku ja püsivat lahendust. Tundub, nagu keegi ei tea, kuidas mind aidata või mis veel hullem, ei huvita. Aeg aga läheb, elu läheb edasi ja raskused jäävad. Rääkimata sellest, et elan ainult töövõimetuspensionist. See tähendab, et mul pole lihtsalt võimalust palgata erafirmat, kes aitaks mind sellistes elementaarsetes asjades. Kuigi see tundub väikese probleemina, mõjutab see igapäevaselt mu elukvaliteeti ja võimet oma kodus iseseisvalt hakkama saada. See on murekoht, mis püsib mu meeles iga päev. See on reaalsus, kus puuetega inimesed peavad üksinda hakkama saama igapäevaste raskustega, mida teised vaevu märkavad. Need on nähtamatud lahingud, mis kulutavad meie energiat ja lootust. Kuid ma usun, et lahendus on olemas. Võib-olla peitub see kogukonnas. Võib-olla piisab väikesest vabatahtlikust projektist, kus inimesed ühendavad jõud, et aidata neid, kes seda kõige rohkem vajavad. Või ehk vajame lihtsalt suuremat teadlikkust sellest, milliste katsumustega me igapäevaselt silmitsi seisame. Kui keegi teab lahendust, algatust, organisatsiooni või isegi head naabrit, kes on valmis aitama, kuulaksin hea meelega. Mõnikord algavad suured muutused just nendest väikestest abistavatest tegudest, mis toovad lootust ja pakuvad tuge. Vaata mu järgmist videot siit.